Panin laivi. Nii. Tundub, et me oleme jõudnud laivi. Tere mõnusat kolmapäeva õhtut. Ja me oleme siia kogunenud täna, et rääkida, kui lihtne on alustada. Ja minuga koos on siin mikroinvestor Akka Marin Vallikivi. Ja kohe ma panen natuke neid sätteid, et oleks täpselt nii, nagu peab. Ja mitte teps rohkem. Nii, kohe läheme edasi. Ma vaatan, kuni laivis ka läheb õigeks asi. Nii. Kas me olemegi nüüd õigesti või? Vist oleme õigesti. Kohe vaatan. Ei lähe ära. Kõik on viivitusega. Ühesõnaga, mina võtsin ühendust Mariniga, et teeme koos midagi, et meil on nagu ühine eesmärk, minu puhul siis rahalise tagavara loomine, lisatulu ja Marini poolt siis investeerimisega alustamine. Ja õnneks Marin tuli minuga kaasa ja siin me nüüd siis oleme kahekesi, et rääkida, et kui lihtne siis tegelikult on alustada. Tere tulemast, Marin. Tere ja aitäh kutsumast. Räägime siis, kui lihtne on alustada. Millest tuleb alustada, kas enne investeerimisest või siis tuleb alustada ikkagi tulude kasvatamisest ja kogumisest ja kulude vähendamisest? Tegelikult ei ole nii, et on mingi üks õige viis alustamiseks, et tegelikult kõige olulisem ongi alustada. Ja tihti alahinnatakse seda, et alustamine tähendab ka seda, et sa tunned huvi selle teema vastu. Aga lihtsalt, et sa liiga kauaks ei jääks ootama. Ja muidugi kõige kiiremad võidud, kõige lihtsam on alustada kulude poolest, kui sa ei ole tubli olnud seni. Aga mingi hetk sa jõuad selle tulude teemani, et sa ei saa lõputult kokku hoida ja siis tuleb see lisatulu teenimine. Et minu jaoks ka kohe, kui sa mulle kirjutasid, ma nägin seda kokkupuutepunkti, et varem või hiljem jõuad selleni, et taga tulud. Et mina, kui alustasin ka investeerimisega, siis esimene asi oli ikkagi võtad kätte oma kulutused, oma eelarved ja ühel hetkel tegelikult sa taipad, et tahaks nagu elada ka, et ei taha nagu lõpuni kokku hoida ja siis ongi see koht, kus sa alustad mõtlema seda, et kuidas ma saan juurde teenida. Ja minu juurde teenimise mõte oli see, et mina tahaks teenida lisaraha selliselt, et ma ei peaks väga palju kuhugile minema. Ma saaksin seda väga paindlikult siis teha põhitöö kõrvalt. Ja siis tegelikult jõudiski minuni virtuaalne assisteerimine, mis tegelikult on minu meelest ideaalne võimalus alustada ükskõik millises suuruses lisatulu teenimisega. Ja lisatulu teenimine oli minul see, et ega ma siis oma palgast investeerida ei tahtnud. Ma tahtsingi selle, et mis ma lisatuluna teenin, siis selle ma kõik panen. Et kuidas sinul need sammud on olnud? Kas palgast või ka lisatöödena? Tegelikult, kui mina alustasin, ma olin haiguslehel. Ja selles suhtes ma ei oska öelda, see on põhimõtteliselt palgast ikka, on ju. Aga minul oli see naljakas, et mina alustasin kõigepealt investeerimisega ja siis ma hakkasin kulusid vaatama. Et sellest ma võib-olla ka ütlen, et ei ole nagu ühte õiget, et kindlasti nii pead tegema, sest et mind algul üldse ei kõnetanud see kulude teema. Aga lihtsalt väga loomulikult saad aru, et sa pead vaatama oma kulusid, sest et ma olin haiguslehel, ma sain 70% on ju üldse. Aga varem ma elasin ju alati palgapäevast palgapäevani ja see oligi see, ükskõik palk läheb eest ära, aga kulud tulevad kohe järgi, kui sa ei tegele nendega. Et sellepärast ei ole nagu mõtet, et pööran ainult tuludele tähelepanu, aga kuludel silma peal ei hoia. Eriti nüüd, kus hinnad ju kogu aeg on tõusnud nii palju, eriti raske, kuidas sa siis nagu selle võidu saad sealt tulust ka, et sa võid ju lisatulu ka teenida kas või ööpäevarikselt, on ju, rohkem sa ei saa, on ju. Aga see, kui sul on nagu augud ämbri põhjas põhimõtteliselt, on ju, et siis sa ei saa tegutseda. Aga võib-olla see on nagu ka hea mõte, mis sa välja nagu tõid, et investeerimises on tihti ka see, et inimesed arvavad justkui peaks ettevõtja olema, et sa teeniksid rohkem raha, et nagu palgatöötajana ei saaks. No tegelikult ju saab.
pluss virtuaalne assistent ju saab ka palgatöö kõrvalt, et ega keegi ei ütle, et sa pead päevapealt loobuma oma palgatööst, on ju, nüüd sa oled, ma ei tea, virtuaalne assistent, ettevõtja ja investor ka veel, on ju. Et sellepärast see on nagu nii hea variant, et nagu sa ütlesid ka, ise valid, mis mahus, et proovid alguses, võib-olla sulle tõesti ei sobigi üldse, leiad mingi teise asja, aga sa oled vähemalt proovinud, katsetanud ja ka oskusi omandanud ja kogemust. Mis mulle veel tegelikult lisaks lisatulule minu arust hästi oluline on see, et sa kogud ka endale tagavara puhvrit. Et mitte, et sa teenid lisatulu või saad palka, et siis sa kõik investeerid ära või kulutad ära, siis oluline on ikkagi see, et sa kogud endale mingit puhvrit. Et ma mäletan, et mul on samamoodi, nagu sinagi ütlesid, et palgapäevast palgapäevani elu on olnud ja siis ühel hetkel ma sain aru, et ma ei taha seda, et ma pean kuskilt kellelgi laenu võtma või siis hästi populaarne oli see, et järelmaksu otsa, sellepärast et jubedalt on vaja kõiki neid asju. Ja siis mina sain ka aru, et ei, ma enam nii ei taha ja siis tegelikult kõigepealt enne, kui ma vist investeerima hakkasin, ma hakkasin ikkagi seda tagavara koguma, sest ma tahtsin mingisuguse tagavara endale saada, et juhul kui midagi juhtub, siis mul on alati nagu olemas see raha. Ja sealt edasi läks siis investeerimisega. Kas peab investeerimiseks rikas olema? Ei, kindlasti mitte. Et ega kõik rikkad ka ei investeeri kahjuks. Ja see on sellepärast, ma olengi mikroinvestori nime all, et ja mult küsitakse päris tihti, et millal siis mikroinvestorist makroinvestor saab, siis ma alati vastan, et ei saagi. Sest miks ma olen mikroinvestoriga, ei ole keeratud suuremaid summasid investeerida, vaid just sellepärast, et inimesed saaksid aru, et väikeste summadega saab ka. Ja miks mulle meeldib ka tegelikult rääkida rahatarkusest, et noh, mis on laiem mõiste, on ju, nagu seesamane kogumine ja kuludel silma peal hoidmine, sest me kõik puutume rahaga kokku. Et kui see investeerimine tundub keeruline ja kauge ja mis nüüd mina ei ole mingi investor, on ju, siis rahaga sa puutud ikka kokku, et sa pead nagu rahatarkusega tegelema, et ja just see, et saab väikeste summadega ja järjest rohkem saab. Et kui mina alustasin issand, 2017, mis see on siis üle 7 aasta tagasi, oli vähem võimalusi, aga oli ka võimalik. Ja just see ka see, et ei räägitud peaaegu üldse, et saab väikeste summadega. Nüüd järjest rohkem õnneks räägitakse, aga ikkagi inimesed alahindavad seda, et ah, mis ma hakkan selle väikese summaga. Aga kui sa ei alusta, siis sa ei tea, kuidas see käib, sa ei tea, kas sulle üldse sobib see, sest et investeerimine on ka ju nii palju erinevaid võimalusi. Kõige olulisem on see, et sa leiad selle, mis sulle sobib. Aga kust sa tead, kui sa ei proovi, et ma alati ütlen, et katseta ja proovi, siis sa saad teada tegelikult, mis sulle sobib. Just, mina ise alustasin ka väikeste summadega ja pigem ongi see, et noh, et tekitada see harjumus ja järjepidevus. Et samamoodi selle tagavara kogumisega või siis lisatulu teenimisega on ka see, et ma tekitan järjepidevus, et ma teenin, panen kõrvale, kogun või siis teenin ja siis investeerin. Vahet ei ole, mis see summa on, aga lihtsalt, et ma teen seda järjepidevalt. Ja ühel hetkel sa ei saa arugi, kui sul tegelikult on sinna kogunenud raha. Minu meelest päris hea näide on see, et osad pangad pakuvad täna seda, kuidas see on see, et Sentide ümardamine põhimõtteliselt. just sentide ümardamist, on ju, ja see läheb nagu nii vaikselt sinna kõrvale, et ükskord ma avastasin, et oi, mul on seal ka selline summa, aga sa lihtsalt ei tajugi seda, et justkui teha veel sellised nagu pannagi need püsimaksed ja sa ei saagi tegelikult aru sellest summast, kui see kaob ja siis ühel hetkel sa vaatad teist kontot, et oo, mul on seal ikka päris mõnus summa juba olnud. Aga investeerimisega seoses mõeldakse, et ma ei ole investor, aga tegelikult paljudel on ju pensionisambad. Just, et seda, noh, me jääme nagu kinni võib-olla nendesse mõistetesse ja siis meil on mingid uskumused, et noh, investor ongi see mingi rikas, võib-olla üldse see mingi fondihaldur või kellel ongi personaalne, ma ei tea, fondihaldur, on ju. Aga tõesti, igaüks, kellel on pensionisambad, on investor ja see, inimesed ei tule selle pealegi, ei mõtle sellest niimoodi. Aga Karolina vahepeal kirjutas siin, on ju, et väikesed summad, väikesed hirmud ja tahtsin just seda ka öelda, sa ütlesid ka nii hästi, et harjumus peab tekkima. Aga samamoodi, kui ma alustan väikeste summadega, ma ei karda nii palju, et ma olen näiteks ka inimestele öelnud, kes käivad nagu mentorluses, on ju, kardavadki, et ei tea, et igast asju on juhtunud, on ju, me kõik teame, et kunagi läksid pangad pankrotti, rahad kaotati, on ju, kõik on võimalik, pettusi on palju. Ja siis ma olengi öelnud, et aga alusta sellise summaga, mille kadumist sa ei märkaks. Et see on selle sentide ümardamise värk, on ju ka. Sa ei märka ju, et see läheb sul ära, on ju. Ja tõesti mingi hetk vaatad, oh, mis sinna juba on kogunenud. Ja mulle aeg-ajalt inimesed kirjutavad, et jaa, hakkasin ka väikseid summasid panema,
oi issand, vaatasin aasta lõpuks, kui palju aastaga näiteks on jõudnud koguneda, onju. Ja juba ainuüksi sellest, et sa paned, aga mõtled, ta kasvab veel ka vahepeal, onju. Et seda ei tasu alahinnata, et no pane selline summa, mida tõesti sa puudust ei tunne, sa ei märkagi ja siis vaata, et oo, näed, toimibki. Ja kui ei toimi, siis sa said teada, et näe, see ei toimi, proovi midagi muud. Et just see, et nagu need hirmud on hästi suured, et kardetakse seda tundmatust. Mis tegelikult on ju ka täiesti normaalne, on ju, Just. et kardetakse seda asja, et issa ma tahtsin küsida, mul läks lõng praegu minema. Võib-olla ma ütlen siis seda veel ka, et noh, hirmud on väga loomulikud, see on võõras, tundub keeruline, aga see ka, et iga uus asi on ju keeruline. Kui sa hakkad mingit uue valdkonnaga tegelema, sa ei tea ju sellest midagi, see on ju täiesti loomulik. Ja samamoodi me ei sünni rahatargana, me ei sünni investorina, on ju. Ja sama on ju ka virtuaalse assistendiga, algul mõtled, mis minul ei ole mingeid oskusi, ma ei saa üldse lisatulu teenidagi, on ju. Aga sul ei pea olemagi kõiki maailma neid oskusi. Okei, võib-olla vahest vaatad küll töökuulutusi, et ma ei tea, mis imeinimesi tahetakse, kõik oskab, on ju. Ja kõike teeb ka veel selle aja jooksul, on ju. Aga tegelikult ju ka virtuaalsed assistendid saavad spetsialiseeruda, mis asju nad teevad, on ju. Noh, sama näiteks turunduses, on ju, et sa ei pea kõiki maailma asju oskama. Ja sama on investoriga. Ega minul on ka väga palju asju, mida ma ei tea. Aga siis ma ei räägi sellest või ma ei tegele lihtsalt sellega, ma ei huvitugi kõigest, on ju. Et parem ma spetsialiseerun mingile asjale, mis mind huvitab, et noh, näiteks seepärast mulle ka see psühholoogia ju hakkas väga meeldima, õpin psühholoogiat, on ju. Toon seda sisse, sest et esimesed takistused ongi meil ju tegelikult psühholoogilised. Ja hästi palju seda teiste arvamust, et ma virtuaalassistentide kursusel näen ka seda, et ei juleta rääkida sellepärast, et mida teised arvavad. Et kui ma nüüd räägin, et ma hakkan õppima virtuaalassistent, noh, kes ma olen, et mis asja, et ma nüüd hakkan suureks ettevõtjaks, palgatööl ei käi, on ju, töötan siis, kui ise tahan, mis umbes tähendab seda, et ma nagu üldse ei tööta, on ju. Ja Kui ma hakkan investeerimisega tegelema, siis noh, ma tean küll neid pilke, ma olen täitsa ise kogenud neid pilke, et mis asja sa teed. Mis asja? hulluks läinud. Ja et need eelarvamused on see, aga tegelikult lõppkokkuvõttes on see, mida sa ise tahad. Sa teed enda jaoks seda, mitte kellegi teise jaoks. Jah, ja teised ütlevad seda tegelikult ju teadmatusest ilmselt, on ju, ja noh, ongi see, et öeldakse tihti ka, et mul ei ole kellegiga rahast rääkida. Ja lihtsalt me ei ole harjunud rääkima, me ei räägigi. Aga siis, kui sa midagi kuskil mainid, siis saad teada, et oo, see sõber tegelikult ka investeerib, see on huviline umbes, see on midagi sellist teinud, teine teist. Et aga räägi siis ise, et sa ei pea ju ootama, et teised tulevad rääkima. Aga no ma saan aru, see on keeruline, et seepärast me tegime ju Karolinaga need Räägiks rahast kaardid ka. Et mul oli ka alguses, ma tegin sellised kaardid, et kõikidega saab mängida. Ja mul oli kriteerium, et jõulude aegu, kui saame peredega kokku, siis nii minu kui mehe perega saame mängida. Ja muidugi esimene asi oli, et ah ei, mind investeerimisteema ei huvita ja ma ei oska ja niimoodi. Ja siis ma ütlesin, et aga rahaga sa puutud kokku ju. Me ei räägi siin üldse investeerimisest, on ju. No okei, me räägime kolmandast sambast näiteks või noh, seal on mõned teemad sealt ka, on ju. Aga me räägime üldiselt rahast. Ja see on ainult arvamused, et me ei pea kohe rääkima, me ei hakka tegelikult, noh, mis on ka investori see mõte, et mul ei ole aega. Ja mul ei ole aega istuda arvutis, kogu aeg vaadata mingeid graafikuid, kogu aeg uudiseid jälgida. No aga see on aktiivne investor, et enamus investorid ei ole sellised, need on juba kauplejad, mingid professionaalid, on ju. Mina ju ka ei istu kogu aeg arvuti taga tegelikult, on ju, et mõnel tavainimesel võib-olla on hoopis rohkem isegi infot kui minul näiteks. Et me nagu ülehindame seda, kui palju peab teadma väga tihti, kui palju peab oskama, kohe alguses pead olema mingi spetsialist ja siis jäädakse nagu seda tegelikult sellesse õppimise faasiga hästi kauaks kinni, et no ma ikka veel ei tea piisavalt. Ja see õppimise faas tuleb tegelikult minu meelest igas valdkonnas Ja. sisse, ka virtuaalse assisteerimisega me näeme seda, et ma tulen välja siis, kui mul on koduleht valmis või kui ma olen käinud seal kursusel ära ja siis ongi see, et aga seni, kuni sina õpid, on teised juba läinud ja sa ei jõua ikka kunagi sinna samasse kohta. Ja muide, mul on need kaardid olemas, millest sina räägid, et me oleme täiesti mänginud seda perega koos. Ja sa ütlesid väga õigesti, et ega siis investeerimine ei olegi ainult selles mõttes see ostmine, vaid üleüldse rahast rääkimine võiks olla ikkagi normaalsus. Mitte see, et häbenetatakse sellest rääkida. Et nii ta on, et minu meelest kaks asja ongi see, et vaatad oma rohkem kui kaks asja, kulud, eelarvet, lood lisatulud ja teed need väiksed sammud investeerimiseks. Et minul näiteks on lisaks investeerimisele veel selline harjumus, et mul on eraldi kontod loodud mingite asjade jaoks, kus ma siis maksan nagu esimesena
raha tuleb, siis ma maksan sinna kontode peale ära, ehk et mul on jälle selles mõttes turvaline, et ma tean, et vot seal kontol on selle jaoks mul alati raha olemas, et kui midagi juhtub, ma saan sealt võtta. Kogu aeg tegelikult sa pead nagu laveerima selles mõttes nagu mõtlema samm ette, et mitte elama ainult tänases päevas, et see mulle nagu tegelikult väga meeldib. Ja aga nagu sa ütlesid, vaata ennem ka, et tihti inimesed kardavadki seda, et aga okei, ma siis praegu ei saa elada. Et mul on ainult tuleviku nimel, on ju, et ma ei taha ja pension tundub veel, noh, noorel inimesel näiteks mega kaugel, ei kujuta ettegi, et sa võid pensionär kunagi olla, on ju. Et miks siis, ma tahan praegu, ma tean, ma ise ka mõtlesin, ma elan ainult ühe korra. Miks ma pean umbes? Imekombel ma tegelikult teise samba tegin vabatahtlikult, sest ma nagu ikkagi arvasin, et võib-olla ma jõuan pensionitta ikka kunagi. Aga just see, et sa jääb elu elamata, jälle üks eksiarvamus. Tegelikult ei pea ju nii olema, me räägime ju tõesti, alusta väikeste summadega, siis vaatad edasi, on ju, tasapisi lähed, sest me räägime ka pikast ajast. Et investeerimine on selline pikaajaline, tegelikult rahulik tegevus. Et miks võib-olla need eksiarvamused on ka, et me oleme näinud, ma ei tea, telekast, et on, noh, tol ajal veel ka umbes telefonidega helistavad kogu aeg mingid tehingud käivad, mingi aktsioon käib. Tegelikult tavainvestori elu ei ole ju selline, on ju. Et just see, et meil on nii selline ettekujutus, aga tegelikult on niisugune tavapärane, et mulle meeldib, ma tegin webinari ka ja mulle õudselt meeldib see öelda, et rahatarkus peaks olema loomulik nagu hambapesu. Ja mul tekkis see mõte just sellest, et ta on nii loomulik osa meie elust. Et võib-olla see tuli mulle ka sellest, et ma olen juristi taustaga, on ju, et tegelikult juriidilised teadmised ka, nii tihti mõeldakse, et see on midagi hästi keerulist jälle oma mingi keerulise keelega on ju kuskil, mingi juristide asi. Aga me kõik puutume õigusega kokku, et ma mäletan, kui ma läksin õppima õigust, mul ema teadis õigust rohkem kui mina, sest ta oli kursis, oli vaata kokku puutunud, on ju, Mhm. aga ta ei arvanud, et ta teab õigusest midagi. Et me nagu tihti tegelikult teame palju rohkem, kui me ise arvame ja ei saa ja mõtleme, et see on kuidagi kuskil eraldi, aga tegelikult kõik on ju selle maailma loomulik osa. Et see on võib-olla ka see muutus, et ja miks mulle nagu on hästi oluline rääkida võimalikult lihtsalt. Ma saan aru, et kui inimene räägib keeruliselt, siis ta tundub väga tark. Aga tegelikult tark inimene räägib võimalikult lihtsalt. jah, ja siin enne tuli ka jutuks nendest lähedastest, et ei, või et kui räägid, siis üks räägib ka, et tema on ka ikkagi, et lõpuks saavad kokku see kogukond on ju, et sa ei olegi üksi. Ja siin ongi minu meelest hästi oluline ümbritseda inimestega, kes sama valdkonnas on. Ehk siis sa oledki, kui sa teed seda rahatarkuse koolitusi, siis lähed sinna koolitusele. Meil, kui on virtuaalsed assistendid, noh, ongi see kogukond, kus sa saad kõigest rääkida, kõik on ühe asja eest väljas. Et sa ei pea tundma nagu häbi, et vot ma nüüd tahaks rääkida, et see on nagu see koht, et keegi ei tule ja ei tee sind maha sinu mõtete eest. Et see on nagu hästi oluline, et sinul algab jaanuaris kursus ja meil stardiklubis algab virtuaalassistentide alustav kursus. Just, et õige aeg uuel aastal vaadata need oma kohad ja miksid üle, et miks sa üldse midagi teha tahad. Et ja kas Just, ja leiad enda kõrvale inimesed, kes sind toetavad ja just sa tegid õige asja välja, et no see on küll see koht, kus sa ei pea kartma nagu midagi öelda ja ei ole mingit hinnangute andmist, et ma just ka seda hästi rõhutan, et see on hinnangute vaba ja tihti inimesed arvavad ka, et peavad minu käest küsima, kuidas õige on, no tegelikult ei ole ju, mina ei tea mina ei ole mingi otsustaja, kuidas sinu elus on õige, vaid ma aitan sind, et sa saaksid otsustada, kuidas on sinu jaoks õige. Et lõpuks sina pead oma otsustega saama magada ja elada. jah, sest et meil kõigil on ju oma miks, mille pärast me seda, miks me seda teeme, on ju, et me saame lihtsalt siin toetada kõrval seda sinu miksi täitmist, aga teed sa ikkagi ise oma valikuid ja otsused, et sellepärast me ka täna siin oleme, et anda teile mõtteid, kas siis hakata lisatulu teenima virtuaalse assisteerimisega või siis oma investeerimissammud teha. Et kui teil on küsimusi, küsige meilt praegu otse, saate küsida. Et jah, et me oleme kõik alustanud kuskilt väikeste sammudega. Mina alustasin virtuaalse assisteerimisega 2023 ja ma ei teadnud mitte midagi sellest. Ma sain siis teada, et meiliturundus tähendab seda, et need on need kirjad, mis mulle postkasti tulevad, reklaamid ja noh, meilipostkasti siis ma sain aru, et seal on automaatikad, aga et sa ei ole kunagi minu meelest, sul ei ole kunagi liiga hilja ja sa ei ole kunagi liiga vana, et millegi uuega Ja alustada. ja kõige ägedam ongi, et noh, uus kursus, mis alustab, on 5. lend juba. Ja just natuke aega tagasi tegelikult, mul praegu on aktsiate messiväes lõpetas, aga see sügis oli 4. lend ja mulle eriti meeldis see, et seal olid nii noored üliõpilased kui juba 60+ inimesed. Ja
mulle nii tohutult see meeldib, sest see ongi õige, et ükskõik, mis vanuses sa oled, on ju, et meil kõigil on eelised, et noorel on rohkem aega, vanemal inimesel rohkem kogemusi tegelikult ja teadmisi, on ju. ja noh, mõlemad täiendavad teineteist ja nad üksteiselt seal grupis ka nii palju õpivad ja no siis on seal keskel vahel kõik teised inimesed, on ju. Et me õpime ka üksteiselt nii palju, et sa ei tule sinna ainult õppima. Et muidugi mina annan oma teadmised ja kogemused edasi, on ju. Aga sa tuled ka õppima teistelt, mis on nagu hästi oluline ja nii hea, et sa tõid selle välja, et ei ole kunagi liiga hilja, sest ma eile just LinkedInis juhuslikult jagasin seda, et minu vanaema, tal oli unistus, ta elas Hiiumaal, on ju, tal oli unistus, et ta tahab Tallinnas elada ja ta läks sinna elama täiskasvanu, kui ta lapsed olid suured ja ta tegi oma unistuse teoks. Et mul on see nagu olnud nii tavaline lugu, on ju, aga see on, keegi just kommenteeris siis, et aga see on nii hea näide, nii inspireeriv, et kunagi ei ole liiga hilja. Et ei ole nii, et ma ei saa noorena ei läinud, siis ma ei tee mitte midagi umbes, on ju. nii tore, et sa tõid välja selle, et sul on ka kursusel eri vanusega inimesed olnud, et meil 2 stardiklubi, mis lõpetasid, seal oli ka seinast seina ja mul täna just oli, kes tahab vaadata Eesti virtuaalassistentide grupis on live, kus käis Merle Sild rääkimas, kes, kui ma loodan, et ma ei tee liiga, oli 60+. Ja meil on ka tulnud ikkagi seinast seina ja meil on ka just niimoodi üles ehitatud see kursus, et sa näed tegelikult teiste kodutöid ja te saate seal üksteist aidata ja sealt tekivad mõtted, ideed ehk et mitte, et sa vaatad, et oi, mis ta tegi, et kole või ma ei tea, mis iganes on ju, aga just see toetav, et sa saad inspiratsiooni, et nad ja lõpuks ikkagi on see, et kõik me oleme ühe selle künka taga, millest me üle ei saa, on ju, me vajame koos seda abi, et sealt üle astuda, et meil kõigil on ühesugused mured ja probleemid ja siis see on nii äge, kui on niisugune kogukond, kes sulle kaasa elab. Ja hästi palju saab innustust teistelt grupist, et ma tean, nii paljud on öelnud, et kuulis, et keegi tegi selle ära, siis mõtled, aga miks ma ei võiks teha, et ma saan ka teha, on ju. Ja tihti me lükkame mingeid asju edasi, mis pärast võtab sul, ma ei tea, 5 minutit aega hoopis, on ju, või 10. Muidugi sa pead siis teadma, on ju, et sellepärast sa saadki kursuselt ju kõik teadmised. Aga minu mõte ongi see, vaata, me enne rääkisime selle õppimisfaasi kinnijäämisest ja miks ma selle kursuse tegin. Kui sa sinna kursusele tuled, sa saad kõige olulisemad teadmised, et sa võid olla kindel, et peale kursuse läbimist sa tead piisavalt, et tegutseda. See ei tähenda, et sa enam edasi ei õpi ja uusi infot ei saa, on ju. Loomulikult see on, kogu aeg tuleb uut infot, asjad muutuvad nii palju, et ma olen 7 aastat investeerinud, selle jooksul on nagu nii palju muutunud selles valdkonnas. Et selliste asjadega sa pead kursis ennast hoidma, aga selle baasi sa saad nii tugeva paika, et sul on see kindlustunne, et mul on paigas see. Pluss sa saad aasta aega neid videosid vaadata, et mul on see ka, et hästi mahukas on, et ei pea ka kartma, et ma ei jõua kõiki vaadata, vaatad, mis sind praegu kõnetab. Loomulikult nad on loogiliselt üles ehitatud, aga tegelikult sa saad nagu valida, mis teemasid sa kuulad. Mul on videodena, saad kiirendusega kuulata, alati ütlen, hoidke aega kokku ja minult saad küsida alati ka, et see on ka hästi oluline, on ju, et sa ei ole üksi ja sa ei pea pusima omaette, et noh, nii paljudel on niisugune eureka hetk, et kus ma varem olin, on ju. Et just see, et sa saad nii palju kiiremini edasi, et mul endal läks ka nii kaua sellest arusaamisega aega. Pusisin muudkui üksi ja ma saan ju ise hakkama ja mis asja, on ju. Aga kui see klikk sul ära käib, siis sa saad aru, okei, jah, tegelikult oleks palju kiiremini edasi saanud, on ju. Et üksi jõuad kaugele, aga koos jõuad kiiremini, on ju, Ja, et see on nagu huvitav, et sa rääkisid, et sul on ka salvestatud kursused, mis annab tegelikult ka paindlikkuse, et samamoodi on ka meil lisaks sellele, et sa saad selle baasi, mulle meeldis, et sa ütlesid, et sa kasvatad selle pisikese baasi, noh, meil kursusel samamoodi, lisaks sa saad sealt võib-olla nii ägedad sõbrad, kellega nagu noh, sa ei oleks iial nendega võib-olla kokku puutunud, kui sa ei oleks läinud nendele kursustele. Sest noh, ma olen näinud, millised sõprused välja kasvavad ja millised sellised vastutuspartnerid tekivad, kes üksteist taga utsitavad, on ju, et kas sa nüüd tegid selle ära, mis sa lubasid, et ikkagi koos on nagu oluliselt kergem minna. ja. Issand, mulle ka üks mõte läks praegu ära. Aga kas on küsimusi siin Zoomis, kes meil kohapeal on, et ma ei näe praegu, et laivis otses seal Facebookis oleks. Et küsige julgeid või jagage mõtteid, mis teil seostub. Paljud teist üldse näiteks lisatulu teenivad või siis investeerimisega tegelevad. Vaatame, palju meil siia kommentaaridesse midagi tuleb. Kusjuures see lisatulu teenimisega, seda tahtsin ennem ka jagada. Ma küsisin Instagramis, et kas sa teenid lisatulu. Ja tegelikult seda on mõnes mõttes raske defineerida, eriti ettevõtjana. Ja mis see sinu lisatulu siis on? Mis on su ettevõtlus, mis on lisatulu? Et ettevõtlus võibki olla mitu erinevat asja, on ju.
Ja mul küsiti ka seda, aga ma ei saanud vastata, Instagram pani mulle piirangud peale. Aga ma ise ka olen mõelnud seda, et kuidas sa defineerid, kui sa oled ettevõtja ja siis ma tegelikult käisin ükskord Kristi Saare lisatulu podcast'is ka rääkimas, et mul on tegelikult reisivaluri bränd ka, aga noh, hetkel ta on suht puhkusel, sest et õpin ka veel, onju. Aga et see ei ole tähtis, kuidas sa defineerid seda, vaid oluline on ju, et sa tegutsed ja teenid tulu. Just, et näiteks minul ettevõtjana on tegelikult ka selline kontode süsteem üles ehitatud. Ma ei tea, kas keegi on kuulnud Kasum esimesena süsteemist, et mulle see nagu nii meeldis, et noh, seda ma saan tegelikult eraisikuna kasutada, aga ma lõin ka selle ettevõtjana endale, et mul ongi konkreetne konto, kus mul on see nõndanimetatud kulukonto ja mul on täpselt pilk kohe silme ees, mis numbrid mul seal on, millega ma saan nagu opereerida. Et samamoodi on ka eraisikuna, on ju, et mul on see 100 eurot, siis mul on see 100 eurot. et neid võimalusi on nagu hästi palju erinevaid, kuidas endale seda süsteemi luua ja tõesti, et oluline, et sa tegutsed. Vahet ei olegi tegelikult, kuidas sa defineerid seda. Noh, eraisikuna on lihtsam seda teha, sellepärast et noh, sul on palgatöö ja siis sul on see nõndanimetatud lisatöö, eks ole. Aga paljudel ongi see, et takistuseks, miks võib-olla ei saa lisatööd teha, ongi see, et lihtsalt puuduvad need võimalused, et sa pead minema kuskile välja. Et sul ei ole seda kodus tegemise võimalust ja minu meelest virtuaalne assisteerimine, seda võib-olla seostatakse justkui assistendi tööna, aga tegelikult ütleme, ka raamatupidaja võib olla virtuaalne, sotsiaalmeedia spetsialist ehk ühesõnaga kõik asjad, mida sa suudad välja mõelda, et sa saad virtuaalselt pakkuda, siis tegelikult võib öelda, et sa oled virtuaalne assistent. Et ma olen näinud virtuaalset assistenti, kellele klient saatis koju tšekid postiga või Omniga, mis iganes vahendil, aga siis virtuaalne assistent lõpus siis katalogiseeris need ja pani kõik ilusasti süsteemidesse, et noh, ka virtuaalselt tehtud, ainult et posti teel saadeti, eks ju, et loov tuleb olla, et mõeldagi seda, et mida ma tegelikult saan teha. Me hakkame kuidagi klapid peas mõtlema, et ma ei oska mitte midagi. Ja siis ma ütlen ka alati, et pange kirja, mida te oskate teha. Noh, ma ei tea, peendrat rohida, oskate puid laduda, oskab muruniita, oskab, on ju. Ja siis hakka maha tõmbama neid asju, mida sa ei taha teha. Ja mina ei tahtnud teha töid, kust ma pean kuhugile kohale minema. Siis ma pidin leidma võimaluse, mida teha virtuaalselt. Ja noh, ma ütlen tõesti, see virtuaalne assisteerimine on niisugune heureka moment olnud minu jaoks ja ka palju meie kursuse läbinud tegelikult on isegi põhitööks selle võtnud endale. Just nimelt sellepärast, et olla lastega kodus kauem ja kui laps on haige, et ei peaks süümepiinu tundma, et ma pean haiguslehe võtma. Et ja samamoodi annab investeerimine sulle ka jälle selle rahulolu, et sul on kogunenud mingi raha kuskile. Ja et ma ka mõtlen seda niimoodi, et see virtuaalne assistent näiteks, et see võibki kasvada sul ettevõtluseks välja ja sinu tööks. Aga just, et sa ei pea arvama, et see peab kasvama, et tegelikult ei ole meil mingeid kohustuslikke asju ja investeerimisel samamoodi. Näiteks sama lõppes praegu aktsiate meistriklassi, on ju, siis hästi paljud inimestele takistuseks see, et justkui investor, sa ei olegi enne, kui aktsiatesse investeerid. Ei pea absoluutselt aktsiatesse investeerima, kui sind ei kõneta, kui sa ei taha sellega tegeleda. Aga kui sa tahad, siis see on väga hea võimalus. Ja tegelikult me jõudsime tagasi selle teemani, ma tahtsin ka mainida seda, et sa mainisid seda tagavara kogumist, et esiteks ettevõtjal ka võiks olla tagavara, on ju, lisaks eraisikule. Aga minu jaoks just ka see meelerahu on palju laiem teema. Et see on see, et sul on raha kuskil, sul on ka see, sinu investeeringud annavad sulle meelerahu, sest et tihti sa saad nad hädakorras maha müüa. Sa ei taha, aga noh, see annab sulle tegelikult meelerahu. Aga ka lihtsalt sihuke laiem plaan, et mis oskused sul on. Et näiteks seesama virtuaalsete assistentide koolitus, võib-olla sa ei tahagi hakata virtuaalseks assistendiks, aga sa tahad neid oskusi omandada. Et need võivad sul hoopis su praeguses töös kasuks tulla või mingis teises rollis. Et sellepärast on nagu hea kogu aeg mõelda ka oma oskustele, teadmistele, hoida neid ju up to date, on ju, et sa mainisid vaata, et sa ei teadnud meililistist midagi. Ma ka ei teadnud ju ennem, kui ma ettevõtjaks hakkasin. Ettevõtjana sa pead õppima igasuguseid asju, on ju. Nüüd ma tean nii palju, et ma ei tea, Karolin ootab, et ma teeks meiliturunduse koolituse. No ma ise ei tunne, et mul väga midagi öelda on, aga noh, tõesti kogemust on, on ju. Et selles mõttes sa peadki mõnes mõttes õppima, on ju. Aga ettevõtjana muidugi ka, miks mind veel see virtuaalse assisteerimise teema nagu kõnetab,
mingi hetk sa pead ise endale võtma assistendi tegelikult delegeerima, on ju. Et mul on virtuaalne assistent, ma olen küll talle vähe veel andnud asju ära, aga mingi hetk sa pead andma nagu ära ja just ka see virtuaalsus mulle tegelikult väga meeldib, et hästi ikkagi endiselt veel üle hinnatakse see, kui tähtis on nagu kokku saada. Et mina töötan ju ka kodust, 100% töötan kodust, et muidugi ma pean käima esinemas aeg-ajalt, aga mul on mingi reegel, et ma Hiiumaalt ei välju üle 2 korra kuus näiteks, on ju, ma üritan, noh, pean aeg-ajalt koolis ka käima. Et kõik on ju tehtav ja virtuaalselt ka, et me praegu ka vestleme siin, et noh, kujuta ette, kui me peaksime kokku saama, et kui palju raskem see oleks olnud organiseerida. Ja teie ka võite ükskõik kust ju kuulata, on ju, et otse kuulad, jalutad kuskil, salvestust kuulad pärast, ükskõik kus sa oled või mida sa teed, et see on lihtsalt meil muutunud nii palju mugavamaks ju see kogu see, noh, interneti teel tänu koroonale, on ju, et Zoom'id ja asjad, et ei tasu seda alahinnata ja see ei tähenda, et sa ei või kokku saada. Ja kokku võib ikka saada ja mis mulle mõlemal juhul nii virtuaalse assisteerimisega kui investeerimisega käib tegelikult kogu aeg kaasas, on see, et sul on vabadus valida. Sa ise otsustad, nagu sa ütlesid, et sinal on reegel, et sa üle 2 päeva ei välju, eks ole, Hiiumaalt. Mul on vabadus valida, kellega ma koostööd teen ja see paindlikkus tuleb just ka sellest, et kui ma ka käin põhitööl, siis ma saan ise otsustada, mitu tundi ma olen valmis tegema näiteks õhtul lisatööd või äkki nädalavahetusel või kui sa juba teed ka nagu täiskohaga virtuaalassistendi tööd, siis samamoodi sa valid, sa arvutad välja, palju sa kuus teenida tahad, siis arvutad ka välja selle tundide mahu, mis sa teed. Ja minul on olnud kliente, kus ma olengi käinud füüsiliselt kohal, sest ma olen valinud, et mulle meeldib seda teha vahelduseks. Et Ja, just mõlemal juhul on see tohutu vabadus valida, mis käib kaasas ja, selle. ja see paindlikkus. Just, otsustusvabadus. Et need sõnad minu meelest on mõlemal juhul niisugused mõnusad märksõnad. Aga me oleme mõnusa pooltunni siin juba lobisenud. Ma ei näe küsimusi, ma näen kommentaare, et on ikkagi lisatulu tegemisi, kes tahab veel suurendada, on investeerimisi, kelle lisatulu tuleb dividendidest juba lausa. Küsimus tuli, kuidas te saate üle rasketest aegadest? Väga hea küsimus. Mul just hiljuti oli väga raske aeg, et mul sai lihtsalt asju nii palju ja see võib juhtuda nii märkamatult, et sa oled harjunud, et teed, on ju, teed tööd, teed seda ja kõik. Ja tegelikult ausalt öeldes alles eile ma tundsin korraga, et okei, nüüd ma tunnen ennast jälle normaalsena. Et rasked perioodid, mina näiteks mõtlen esiteks, miks ma seda teen, nagu sa mainisid, mis su miks on. Kas ma tahan seda teada, kas ma pean midagi muutma, et tegelikult ju kõik on muutumises, on ju. Mõtled uuesti ära, mis mulle kõige tähtsam on. Siis siin tulebki see meelerahu puhver mängu, et ongi hetk normaalne võtta natuke koormust maha, mul on vaja ka puhata tegelikult, mida ma kahjuks ei oska, aga õppida, on ju. Noh, korraks mõelda ja pluss mind aitab õudselt see, et igale langusele ja raskemale ajale järgneb parem hetk, et see ei jää sul niimoodi keskma, mitte kunagi, mitte miski ei jää niimoodi, on ju. Ei ole siin üleval niimoodi, ei ole siin all niimoodi. Et see on väga normaalne elu osa, et ja investeerimisel sul ka kogu aeg käivad üles-alla, on ju. Ja kui väga tuju oli, siis ma ausalt öeldes vaatasin oma pensioneid lihtsalt vahest, sest need nii ilusti kosuvad praegu, kuna lihtsalt turgudel läheb hästi, on ju. Et see on nii hea näide, et nii hea vaadata, oh jälle on tõusnud niisama, on ju. Muidugi homme ta võib langeda sama palju või veel rohkem, on ju. Aga, või siis mõtled, et teed midagi sellist, mis sulle meeldib, mõtlen, et okei, mulle meeldib just seesama vabadus, millest me oleme rääkinud, on ju. Ma elangi sellist elu, nagu ma tahan, on ju, isegi kui praegu on raskem hetk. Et mõelda jah sellele, mis sulle nagu on tähtis ja noh, ma arvan, et ma lihtsalt olen ka selline optimistlik inimene, aga tõesti hästi oluline ka rääkida sellest, et alati ei ole lihtne. Marin ütles kõik sõnad ära, mis mul peas olid juba välja mõeldud, et täpselt needsamad teemad, on ju, et mis on sinu miks ja just mulle väga meeldis, et sa ütlesid see, et alati on, meil käib kõik tõusud, mõõnad ja küsimus on selles, et millele sa keskendud. Kui sa jääd sinna mõõna kinni, siis tegelikult sa saad ka kõike seda. Kui sa kogu aeg ütled, et sul on väga raske, siis sa saad kogu aeg, universum annab sulle veel seda raskust juurde. Ja mul üks väga hea tuttav inimene ütles, et pane sinna lõppu veel või praegu, mul on praegu raske. Ja kindlasti oluline on võtta endale aega, et mul just täna oli samamoodi, et ma ei tea, kes minu kalendrit küll täidab, kuidas see nagu nii täis sai, täna mõtlesin, on ju. Et võtta tegelikult endale aega ja no ma ütlengi,
et kui sul on olemas see puhver ja kui sul on see paindlik töö, siis sul on võimalik iseendale seda aega lubada. Ja siin oli veel küsimus, kuidas alustada oma teenuste pakkumisega, et lisatulu teenida. Ma ei tea, kas see on vist äkki mulle rohkem suunatud küsimus, et tavaliselt me kursusel ütleme, et pane kirja kõik asjad, mida sa täna oskad teha. Ja siis vaata, mida sa tahaksid pakkuda kliendile. Tavaline on see tegelikult, et me alustame hästi suure mingi listiga teenustega. Aga kui me kogu aeg õpime edasi ja areneme edasi, siis selgub, et me mingeid asju enam üldse teha ei taha. Siis me lihtsalt viskame need välja ja keskendume sellele, mis meil see silma särama paneb. Et alustada ongi see, et vaata üle, mida sa oskad teha. Isegi kui sa ei ole ühtegi kursust läbinud, kindlasti on mingeid asju, mida sa võib-olla ka põhitööl tehes saaksid tegelikult kodus teenusena pakkuda kõrvalt, mida sa väga hästi oskad. Ja ma vaatan, mis siin oli veel küsimus. Ma omast poolt ütleks ka ettevõtjana ja kõrvalt nähes, et mida me alahindame tihti on see, et kes mult ostab. Ja me tavaliselt ei räägi, et me üldse tegeleme millegiga, on ju. Et me ei tea, kes ostab, aga miks ei peaks, on ju. Et lihtsalt räägi, mida sa pakud. Ja just ka tuttavatele, et äkki keegi just otsib mingit teenust, aga ta ei tea, et sina osutad. Ja muidugi ettevõtluses minu meelest ju tihti inimesed hakkavad pakkumagi seda, mida nad teevad tööna, hakkavadki teenusena pakkuma. Et see on ju kõige lihtsam, et vaata, kas sul on selline töö, mida sa saad teenusena pakkuda. Just, et ja meil selles mõttes stardiklubis, kui on, meil on kodutööd ja meil on ka tegelikult mentorid, kus siis läbi nende kodutööde tegelikult sa saad võib-olla juba lõpuks aimu, mida sa tegelikult tahaksid pakkuma hakata, sest sa oled katsetanud erinevaid asju. Ja polegi midagi, tuleb lihtsalt alustada. Et ma mäletan nii seda, et sama, et kapist välja tulekuga, et ma pidin tegema postituse aasta tagasi, et ma pakun virtuaalassistendi teenust, siis ma tegin selle postituse Facebooki ära, mõtlesin, ma lähen. Mul oli nii paha olla, mul sees nii keeras, ma viskasin selle telefoni ära, siis ma ei vaatasin. Ma olen siin, ma olen elus. Mitte keegi, mitte midagi ei olnud. Nii paljud jätavad tegemata selle pärast, et nad kardavad, mida teised ütlevad. Tegelikult pole üldse oluline. Tegelikult tuleb hoopis palju rohkem seda sooja tagasisidet ja halvasti ütlevad need, mina olen kogu aeg öelnud, kes ise midagi ei tee. Et see on see koht. Ja mis meil tagasi hoiab on see, et mis nüüd mina? Just. Aga miks mitte sina? Et sind on ainult üks siin maailmas. Mul tekkis see mõte ka, et kui rasketest aegast rääkisime, siis üks asi, mis õudselt aitab ja psühholoogiast tuleb, on see, et sinu mõtted ei ole tegelikkus. Et kui sul on raske, siis tulevadki igasugused rumalad mõtted ja siis mõtle nagu, et kui sa räägiksid kellega teisega, et mis sa talle ütleksid, et mis juttu sa ajad, on ju. Ja siis minul tekkis tunne, ma ei oskagi enam müüa mitte midagi. Ma ei tea, mida ma üldse siin teen näiteks. Niisugused imelikud mõtted tulevad, siis mõtlen, okei, kuidas ma nüüd ei oska. Enne ma olen osanud ja nüüd ma korraga ei oska tänasest päevast. Et tegelikult ei ole ju nii, et okei, nüüd on midagi muutunud, ma ei tea, Instagrami jama peale sai rahast rääkida. Aga siis tuleb kohaneda, on ju. Et see ei ole ju mingi selline asi, et nüüd on lõpp, on ju. Et just sellele mõelda. Ja ma tahtsin mainida, et kodutöid mainisid, et meil on ka kursusel kodutööd just sellepärast, et sa mõtleksid samamoodi läbi, mis sulle sobib. Ja sellest tuleb kokku sinu enda strateegia ja tegevusplaan. Mina annan tagasisidet ja näiteks me käime ka kõik varaklassid läbi, selles nagu sissejuhatus on ja me ei lähe süvitsi just sellepärast, et sa saaksid mõelda, kas see võiks olla mulle või mitte, mis siin plussid, miinused on, mis siin riskid on. Ja sa mõtled nagu kõik need läbi, mina aitan kaasa ja siis sa tead, ja sellega ma tahan praegu tegeleda, seda ma vähemalt praegu ei taha, seda ma arvan, ma kunagi ei tea, aga kunagi ei tea, on ju. Ja see jääb sinu selliseks toetavaks, elavaks dokumendiks, mida sa aeg-ajalt vaatad üle, mõtled, äkki nüüd ma tahan minna, ma ei tea, kinnisvarasse, tihti tundub, on ju, palju raha vaja on ja kunagi tulevikus võib-olla on ju. Või et ma kindlasti ei taha. Et lihtsalt, et sa oled kõik need läbi mõelnud, et sul on selline kindlustunne, et ma olen läbi mõelnud ja siis ma saan edasi minna katsetama, proovima. Et see sisekõne iseendaga on hästi oluline, et alateadvus tegelikult ei saa aru, et sa, ma ei tea, lõõbid või teed mingit sarkastidist nalja. Tema jaoks on kõik jumala tõsi. Kui sa ikkagi ütled, et ma olen saamatu ja ma ei saa mitte millegagi hakkama, siis ta ütlebki, okei, oledki. Ja siin on üks hea küsimus, et mis on üks teie lähiaja unistustest? Puhata. Nii hästi öeldud. Ma mõtlen, et ma tahaks Hispaanias käia.
ma pole kunagi käinud, ma tegin see aasta, 2020, ma tegin elus esimese lennureisi üleüldse oma kõrges vanuses Väga kõrges. just, et lihtsalt kunagi ei olnud ma selleks ilmselt valmis ja nüüd ma tegin selle otsuse. Selle otsuse tegemise võlu on tohutu, kui sa oled teinud otsuse ära, siis minu meelest hakkavad asjad juhtuma ja sulle tulevad uksest, aknast mingid võimalused. Et ma olen seda täitsa ise kogenud. Ja see on nagu vabanemine, on ju. Jaa, just. Et ja siin on hästi palju koolitustel ka, kui sa teed otsuse ära, siis sa leiad need võimalused. Kui sul on, sa tahad mingile koolitusele minna, aga ta maksab nagu tõesti räiget hinda. Mul endal oli selline kogemus, et ma ei taha, kuidas ma lähen, see maksab nii palju. Esimest korda ei läinud. Teist korda läksin, võtsin mentorprogrammi ja ma leidsin need võimalused. Ma ei tea, kust kohast need tulid, aga nad tulid, sest ma olin selle otsuse teinud. Nii et mis iganes sa täna siit kuuldu põhjal ei mõtle, tee see otsus ära ja sul hakkavad asjad liikuma. Ja võib-olla ka just see, et me kardame nii õudselt eksida ja minu kursusel loomulikult räägime psühholoogiast ka, siis me peame leppima sellega, et inimene eksib. Me kõik oleme inimesed, me kõik eksime. Ja kohe, kui sa sellest aru saad, et kõik eksivad ja see on okei, on sul palju lihtsam. Sest et peamine on ju see, miks me räägime ka väikestest summadest, on ju, et kaotad väikse summa, midagi ei juhtu ja tegelikult see on ainult raha. Et me jääme kogu hästi emotsionaalselt kinni. Et mis siis juhtub, kui sul see raha ära kaob? No mitte midagi tegelikult, on ju, sina oled ikka olemas, et tegelikult ma ei tea, tervis ja lähedased ja kõik need asjad on olulisemad, on ju. Lihtsalt raha on vahend, et elada elu, millist sa soovid. Et kui me sellest nagu üle saame, et täiesti okei, et mis asja arvata, et mul kõik minu investeeringud tõusevad kogu aeg. See ei ole isegi nagu, ei ole võimalik. Just mulle meeldis see, et sa ütlesidki, et mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Sina jääd ju alles. Vahet ei ole, mis see siis on, mida sa parasjagu ette võtad, on. Mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda? Siin on küsimus, et mis on teie kõige suuremad õppetunnid elus ja investeerimises? Ma võin alustada investeerimise kohta. Mina olen selline investor, kes ostab ja unustab. Nii et mul ei ole väga suuri õppetunde, sest ma ei lähe närvi, kui seal on punane. Mul lihtsalt on nad seal, et mul selles mõttes ei ole väga suuri õppetunde ette näidata. Mina tegelikult arvan, et parim õppetund üldse elus on see, et kõik on õpitav, kõik on tehtav, kui sa tahad. Ja on okei proovida ja aru saada, et see ei ole mulle, et see ei ole ebaõnnestumine, mida me ka tihti arvame, et kuidas ma nüüd loobun, on ja pean hambad ristis tegelema asju, mida ma ei taha. Et elu on pidevas muutumises, me ei tea tulevikku ette ja sube hea, et ei tea, miks ma peaksin tulevikku ette teadma. Et see tulevik on meie kätes, meie ise teeme seda ja samamoodi tulevad raskemad ajad, kergemad ajad, aga kõik on kogemus, et needsamad miinused on kogemus, igasugused, kõik asjad, aga kui sa ei tegutse, siis see on kõige suurem viga. Just, et hakka tegutsema ja lõpeta edasilükkamine. Ma tahaks öelda, et hakka elama. Me teeme nii palju kogu aeg teiste järgi asju ja me lükkame ennast taha plaanile. Aga hakkame elama. Meil on 3 tundi lobisetud, ma ilmselt lobiseksime siin veel, aga mõnus kolmapäeva õhtu on, et laseme kõik sõbrad, kes meil siin olid, kodustele toimetustele ja mul on väga hea meel, et tulite meid siia kuulama. Marin, mul on väga hea meel, et sa selle väljakutse vastu võtsid. Aitäh, et kutsusid ja aitäh, et tulite kuulama, tõesti nii tore oli. Ja ma loodan, et mõned vähemalt teist saavad siit mingisuguse mõtte, et hakkame tegutsema ja lõpp edasilükkamistele. Ja väikeste sammudega on täiesti okei tegutseda. Just. Ja täiesti okei on see, et vahepeal tuleb tagasi astuda, et uuesti edasi. Et kõik on protsess ja õppimine. Aga super, suur aitäh teile ja ehk kohtume kuskil. Aitäh, head õhtut!